ma arvan, et tänapäeva noortel on võimalus ära teha midagi sellist, mis reaalselt lahendab suured probleemid maailmas. Et kui 20. sajand kuulus sellele, et leiutasime mingisuguse asja ja proovisime, ekspluateerisime seda nii palju kui võimalik, siis 21. sajand kuuluks ikkagi sellele, et me õpime juhtima neid protsesse oluliselt efektiivsemalt ja mõtleme enne, kui me midagi üldse teeme. Et jõle tore on teha mingisugune mobiiliäpp, mis aitab leida sul lähima muffinipoe, aga võiks ikkagi lahendada midagi, mida maailma reaalselt vaja on. Hea näide on, et 2 tudengit asutasid 2007 aastal väike ettevõtte Epion, mis hakkas tegelema siis akude laadimise, testimisega ja sellest kasvas välja üpris edukas ettevõtte, millel on täna 50 liiget ja mille ABB 2011. aasta juulis ära ostis ja mis on täna juhtiv elektriautode kiirlaadijate tootja. Et 2 tudengit garaažis hakkasid mõtlema midagi välja sellist, mida nad ei kujutanud ette üldse, kuhu see välja jõuab. Nad hakkasid katsetama akusid, nad hakkasid lihtsalt proovima, kui kaua kiiresti saab akusid laadida. Ja täna kõik juhtivad akutootjad saadavad neile oma akut testida ja lisaks mehed teevad siis kiirlaadijaid. Minu arust see on väga hea näide. Ja samamoodi me saame teha nii rohelistes tehnoloogiates, energeetikas, meditsiinis, hariduses, aga ka sotsiaalses ettevõtluses. Et mina kutsuksin küll inimesed üles pigem mõtlema globaalsete probleemide üle, mis tegelikult pigistavad kinga kas siis ettevõtjatel või inimestel ja püüdma need ära lahendada. Et püüame olla nagu mõelda ennast natuke suuremaks.